Tere, kallid kaasvõitlejad! Ilmselt selline kõnetamine on täitsa asjakohane, sellepärast et eks see olegi natukene võitlus helgema tuleviku nimel. Ja minu tänane pealkiri on värvivarjundid küll hästi laias mõistes, et ma ei kavatse kindlasti maastikuarhitektuuri kaanonites ja kunstikaanonites värvidest rääkima hakata. Aga mis siis meie linnades toimub? Siin juba eelmistes ettekannetes oli üsna hästi esile toodud, milleks meile seda linnarohelust ja puid linnades vaja on, et see tegelikult on meie ellujäämise üks olulisi põhjuseid, et nad summutavad müra, korjavad saastet ja sadevee puhverdamise võime ning ka temperatuuri hoidmine piisavalt mõnusal tasemel. Aga meie linnade rohelusega, ma arvan, tegelikult on asjad päris hästi, kui me võrdleme ennast Lõuna-Euroopaga, kus võib tõesti üsna kivikõrbeid leida linnade näol. Aga ka meil siin viimasel ajal on see kiviplaatidega vooderdamine üsna kombeks ja kui ka neid värvirohkeid lilli meil linnadesse istutatakse, siis sageli ka väga suurtes pottides lihtsalt. Nii et see kivi millegipärast surub meile hästi kõvasti peale, aga sellel on siis ka omad tagajärjed. Nii et siin siis mõned näited, et meie superministeeriumi esine kivikõrb ja siin ka uusarenduste vahel Karin Bachmanni ettekandest nägime, kui palju vahvamini saaks neid asju teha, aga see veel ei ole meie tavapärane praktika. Ja kui siin ühes varasemas see oli ka Karini ettekandes, et kui palju see temperatuuri vähendab meie looduslikku niidukooslus linna keskkonnas, siis siin siis näide Lõunakeskuse ümbrusest ühel juunikuu päeval paar aastat tagasi ja siin on siis näha, milline temperatuur siis seal Lõunakeskuse katusel tegelikult siis valitseb ja siin ümber. Nii et seal on üks tumepunane triip, mis siis jõuab peaaegu 100 kraadini. Nii et tegelikult ongi, kui me oleme üldiselt Põhjamaal hästi sellised inimesed, kes tahavad päikest ja sooja, siis viimastel aastatel on suvel see asi nagu probleemiks muutunud ka siin. Et tegelikult seda jahutust oleks ikka väga vaja. Ja kui me räägime nüüd sellest elurikkuse kaost, mida ka siin Kristjan väga kujukalt näitas, siis oleme me siin linnas siis sellises olukorras, kui me peaksime ka tõepoolest midagi selle vastu siis ette võtma ja me saame seda teha. Et kui üleilmselt on siis 39% taimeliikidest ohustatud, siis ka Eestis on see number päris suur, 204 soontaimeliiki, siis, mis on sellistes kategooriates nagu kriitilises seisundis, väljasuremise ohus või ohualtid. Ja mis siis tegelikult meie linnades, millised need rohealad on? Tegelikult erinevad tüüpi, et see ei ole ainult pargid, mida me oleme siis rajanud täpselt nii, nagu me ise oleme tahtnud, milliseid puid sinna istutada või milliseid rohtaimi. Ja siis need tühermaad, ka neid mainiti, eks ole, et mis on nagu isetekkelised mingisuguse inimtegevuse mõjul jäänud siis kõrvale nagu ja midagi parasjagu seal ei toimu. Ja siis on jäänud kooslused. Tegelikult on meie linnades siis ka neid, aga mõne hetke pärast siis sellest.
Aga nüüd linnaparkide kujunemine, et meil siin Maaülikoolis just kuu või paar tagasi oli kaitsmisel doktoritöö, kus oli uuritud Euroopa erinevate linnade rohealasid ja mis seal siis kasvab. Ja mis siis selgus, et 60% on siis võõrliigid, mis nendel näiteks Tartus ja ka enamikus teistes uuritud linnades oli see protsent sinna kanti. Nii et millegipärast armastame me siis oma linnadesse võõrliike istutada. Ja teiseks, mis siin juba jutuks tuli, et miks jaoks domineerivad mingisugused kindlad puuliigid ja see mitmekesisus on nii väike. Ja Marta töös siis tuli ka välja, et ülekaalukalt on palju harilikku vahert ja harilikku tamme ja kõik teised on palju vähem ette tulevad Tartus. Ja ega siis võõrliigid iseenesest kõik ka nüüd nii hullud ja pahad ei ole, neid ju võib seal linnades ka kasvatada, aga kindlasti tuleks vältida invasiivseid liike, sest kõik võõrliigid ei ole invasiivsed, aga mõned on. Ja neid nendes haljastusnimestikes küll näha ei tahaks. Nii, aga nüüd siis meie linnade selline jäänuk taimkate, et meie linnad on suhteliselt noored ja meie asustustihedus on madal ja seetõttu ei ole see surve olnud nii suur, et kõik Viimseni oleks ära kultuuristatud ja seetõttu on siis võimalik see, et nii Tallinnas kui Tartus kasvab olulisel määral ka kaitsealuseid taimeliike. Ja kui Tallinnat võtta, siis on neid lausa 37 ja neid kõige enam ette tulevad on siis Nõmm, Nelk ja Aas-Karukell, mis on siis siinsel pildil, ja ka Laialeine Neiuvaip ja Roosa Merikann. Nii et need siis on enamasti sellistes paikades, kus on siis natukene võib-olla äärelinna pool, nendes Nõmme kuivades männikutes või rannavallidel, klindil ja looaladel. Ja lihtsalt nad on sinna jäänud, kuna neid on ka käsitletud kui selliste rohealadena ja kõik ei ole täis ehitatud. Ja seal saavad siis ka sellised haruldasemad taimeliigid omale kodu leida. Aga nüüd on siis mure selles, et kui see rekreatsioonikoormus kasvab, siis on selge, et seal on vaja rohkem terviseradu inimestele liikumiseks teid ja ka mänguväljakuid, siis hakkab siis ka nende jäänukkoosluste kultuuristamine nii. Selge, et neid teid on parandada vaja liikumiseks inimestele, aga siis teede ümber võime siis näha ka seda, et sellisele üsna looduslikus seisus männiku alla liigivaesele kooslusele on siis sinna tehtud selline suur uhke lisaandus. Ja on ka siis osa selliseid haruldasemaid liike, mis tegelikult sellist suurt inimmõju isegi armastavad ja näiteks meie selle aasta orhidee Balti sõrmkepp on selline, mis tõepoolest nendel tühermaadel ja sellistel soiku jäetud aladel üsna rõõmsasti vahel kasvama hakkab. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et meie invasiivsete liikide nimekirjas on ikkagi mitmeid selliseid taimi, mis on järjepidevalt dekoratiivsuse mõjul või seda sõnaga toodud meie aedadesse ja linnadesse kasvama, siis võiks ju arvata, et ka kui me nüüd rohkem neid haruldasi ja kaitsealuseid ja ohustatud liike
niimoodi linnadesse kasvama paneksime, siis me suudaksime aidata ka nende pisikesi populatsioone, mis on oht, eks ole, nii nagu Kristjangi esile tõi, siis oleks see nii-öelda looduskaitseline meede. Ja kui on võimalik tekitada sellist sobivat mulda, siis loomulikult selliste koosluste lapikeste tegemine, nagu Karin rääkis, on veelgi parem. Aga Euroopas on siis nende asjadega kehvem ja ruumi vähem, siis on ära kasutatud selleks katused, kus siis on katuseaedades võib kohata sellist orhideepõldu või värvikirevat niidulappi. Nii et selle asemel, et Lõunakeskuse katusel taluda 100-kraadist temperatuuri, võiks seal olla hoopiski midagi muud. Ja põhimõtteliselt on meil siis botaanikaaaiad, kes on võimelised taimi kasvatama, nende nõudlusi uurima ja nende toel saaks kindlasti sellist haljastust ka edasi ajada. Aga mõned näited siis nüüd nendest kriitilisest seisundist taimeliikidest, mis siis võiksid ju tuge saada. Siin on siis kollane käoking, mägilipplernes, mägikadakaer, mis on siis Lasnamäel ainukene leiukoht ja millega siis Tallinna botaanikaaed seal küll hoolega vaeva näeb, aga iseenesest võiks seda ka palju laiemalt siis ju Tallinnas kasvatada meie paepealsematel aladel. Või siis liivhundiammas või laanekannike, neid liike on siis 35 ja valikut kindlasti oleks võimalik sealt tekitada ja väga palju hästi dekoratiivseid sõnajalgtaimi, mida meie parkides peaaegu ei kohta, eks ole, mis jällegi suurendaks seda struktuurset mitmekesisust. Väljasuremisohus liike on 67. Siin on jällegi mõned väikeseõielised, mõned suuremõielised, randogaputk, mis on meil küll liivarandade liik, aga kiviktaimlates ja ka tegelikult parkides on vahel näha selle perekonna mõnda teist liiki, mitte meie oma kodumaist. Ja siin kipslilled ja lood angervars, nii et jällegi valik on üsna suur. Ja ohualtid liigid, neid on koguni 102, kus on siis harilik käokuld, väga ilus kollane kuivade kasvukohtade liik või seesama roosa merikann ja aasnelk ja ka siis mõned orhideeliigid on muidugi nende seas, nii et jällegi oleks võimalus siit sellist looduskaitselist abi saada. Ja muidugi ohulähedased veel. Ka selline tavaline niidutaim nagu pääsusilm, mis aastakümneid tagasi oli väga tavaline, siis nüüdseks on ta jõudnud siis juba ohulähedaste liikide nimekirja. Ja palukarukell ja võsu liivsibul ja kaunis kuldkind ka, mida võiks ka tegelikult meie parkides täiesti edukalt kasvatada. Ja kui nüüd ei pea ju siis ka tingimata ainult neid haruldusi ja ohustatud liike meie aedadesse ja parkidesse tooma, vaid nii nagu siin juba näiteid ka on siis meie looduslike tavaliste liikide hulgas väga palju kauniõielisi ja dekoratiivseid liike. Ja juba 1972. aastal kirjutas Ülle Kukk raamatu looduslikke dekoratiivtaimi. Ja rõõm on näha, et 50 aasta edenedes asi juba hakkab tasapisi ilmet võtma. Aga eks meil ole veel üsna pikk maa minna. Nii et jõudu meile selle teel. Aitäh! Suur tänu!
Nii, praegu võib täitsa mikrofoni veel enda kätte jätta, sest mul on rõõmustavad sõnumid, et on tulnud ka küsimusi. Niisiis, vaatame lähemalt. On küsitud päris mitut asja. Kõigepealt räägime siis äkki sellest, et oli keegi küsinud siin pärnade kohta, et kas pärnade domineerimine on näiteks linnakeskkonnas parem mõte või vahtrate asendamine näiteks pärnadega, nagu viimasel ajal mõnel pool ka tehakse? Puude puhul ühesõnaga nii, nagu juba siin varem juttu oli, et ei ole mõtet ühte teisega asendada ja midagi ei peaks domineerima, vaid peaks need olema erinevad. Ja loomulikult eri puuliikidel on veidi erinev konsortsium erinevatest teistest liikidest, kellega nad koos elavad. Aga ma arvan, et neid pärnasid on meil ka juba peaaegu et liiga palju, kui mõelda kõikidele nendele alleedele, mis meil tänavate ääres on. Väga hea, nii et rohkem ikkagi mitmekesisust. Mõte lendama. Kust kohast saada siis haruldasi taimi linnadesse? Jah, see on keeruline küsimus ja kuna keeruliste küsimustele ei ole nii kerge vastata, siis sellega just asi täpselt ongi, et see peaks olema Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi ja botaanikaaedade võib-olla selline ühisettevõtmine, et tõesti tekitada sellised sertifitseeritud taimed, mida võib siis niimoodi levitada. Selge, ja kas on teada ka, et Eestis näiteks on uuritud, et võrrelda siis erinevate asulate elurikkust? Kas on sellist asja tehtud juba? On seda plaanis? On selle kohta midagi teada? No sellist otsest võrdlust ma ei tea ja seda tegelikult ongi väga raske ju teha, sellepärast et meie linnad ja asulad on üsna erinevates tingimustes, eks ole. Tallinnal on see eelis, et ta on lubjarikkal aladel, liivased, mereäärsed, jõeäärsed, nii et see juba maastikuline mitmekesisus on seal niivõrd tohutu, et nüüd hakata võrrelda seda näiteks Raplaga või Keilaga, ma lihtsalt suvaliste nimedega praegu opereerin, siis see ei oleks ju nagu päris aus. Tõsi. Ja veel viimaseks küsin, et on üks nõuanne palutud. Mida teha asulate ümber peale tungivate Kanada kuldvitsa padrikutega? Kas siin on ka mingi nipp öelda või mõte? Jah, see on üks väga raske teema. Selles ongi see asi, et invasiivsete liikidest hoidumine on palju kergem kui nendega pärast võitlemine. Sosnovski karuputkega oleme juba aastakümneid võidelnud ja ega võitu ju päris niikuinii ei saa, aga Kanada kuldvits ja veel mitmed teised on tegelikult sama rasked. Kui vaadata maa alla, mis on Kanada kuldvitsa juurestik, siis see ei ole eriti lohutust toov, nii et eks üles kaevamine ikka on vist see kõige parem meetod. Selge ja suur tänu veel kord. Teeme ühe aplausi Tiiule. Aitäh!